Selline tumepruun Chihuahua Coco tuli Leeni Pihelpuu ja Mihkel Mattiiseni perre 2,5 aastat tagasi seetõttu, et Leeni eelmine koer Teddy oli täpselt samasugune. Ma olen terve elu harjunud koeraga koos olema. Et jah, sellepärast tuligi Coco ja ma tahtsin täpselt sükest tumepruuni Cocot ja siis ma leidsin ta ja siis ma läksin talle järgi. Sellist tumepruuni on raske leida? Pigem küll jah. Et see igasuguse muid värvi, sest Chihuahua võib olla ükskõik mis värvi, ta võib olla marmor, ta võib olla valget ja selliseid beeže, neid on pigem rohkem. Šokolaadikarva Coco leidis Leeni Peterburist. Sa eelmise koeraga väga palju reisisid ringi, ma saan aru, ja teda on ju nii tore kaasa võtta. Kas sa Cocoga oled ka juba jõudnud reisida? Cocoga me oleme selles mõttes, et Eestis ikka ta tuleb muga igale poole kaasa, kus ma käin. Välismaale ma veel Cocoga ei ole jõudnud. Aga plaan on, et ta on ilusti vaktsineeritud, talle on kõik protseduurid tehtud, et ta saaks kaasa tulla. Oma modelli ja ka turundustööd tehes on Leeni väga palju reisinud ja Teddy oli ikka kaasas. Kus te kõik Teddyga siis ära käisite? Teddyga me käisime tõesti igal pool, et me oleme Ameerikas käinud nagu 10 kordi, Euroopas, kõik riigid, kuhu ma ta vähegi sain kaasa võtta, ma võtsin, et Euroopas ma olen enamus riigid läbi reisinud. Kuhu teda ei saa võtta näiteks kaasa oli, kuhu ma ei saanud Teddyga minna, oli näiteks Austraalia, sest seal jääb koer karantiini kinni. Aga näiteks Teddyga me elasime ka aasta aega Prantsusmaal, siis me olime Hispaanias oleme igal pool. Ja Teddyle ei meeldinud minust üldse nagu eraldi olla, et siis tal tuli stress peale ja siis pigem oli toredam teda kaasa võtta. Aga Cocol on isegi oma Instagrami konto. No mida erilist Coco teeb? Valvab? Coco valvab. Coco on foodie. Coco tahab kõike süüa. Tema süüks kõik asjad ära, mis kuskilt tuleb. Chihuahua on oma iseloomult üldse selline, kes ta on selline ühe inimese koer pigem. Temal on oma peremeest vaja ja siis temal on kõik hästi. Ta tavaliselt ei jookse väga niimoodi kõiki võõraid, keda ta näeb, ta ei jookse niimoodi, et oi, lutsutan su surnuks, et ta siuke ei ole. Aga Coco on selline hästi sõbralik, et ei ammusta kunagi ja kui näiteks võõras inimene võtab ta sülle, siis ta kannatab selle ilusti ära, et ta ei ole siuke nagu, ta on siuke hästi hea iseloomu tegelikult. Aga Coco tõepoolest ka valvab. Chihuahua on ju tegelikult olemuses sinna alarmkoer, ehk siis ta tahab alati kui kõrge ronida, siis vanasti kuskil lossides ja igal pool, kus oli, siis Chihuahua oli see, kes käis valvamas, kui oli näiteks mingi diagonaalis puu õues või midagi, siis tema ronis sinna otsa ja siis, kui ta nägi ohtu tulemas, siis ta andis märku ja siis selle märku andmise peale tulid suured koerad, kes läksid olukorda lahendama. Nii et Coco tahab olla pidevalt nii kõrgel kui võimalik, et kui saab olla diivani otsas või ühesõnaga ta tahab kuskil otsas kogu aeg olla, kus tal on ülevaade, et ta saaks nagu teada, mis toimub. Te käite ikka õues ju ka jalutamas, Kadriorg on lähedal. Jaa, me käime õues jalutamas. Kuigi Coco on selline koer, kelle ma õpetasin siis ikkagi käima ka lapi peal. Et ma otsest nagu mul ei ole vajadust temaga nagu iga päev joosta kell 8 hommikul õue, et ta saab ka, teeb siin, pane lapi talle maha ja teeb seal kõik oma hädad ära, aga eks me ikka käime kogu aeg õues. Lihtsalt, ma võtan ta ju kaasa, ma ise liigun ju ringi kogu aeg, siis mul on Coco kaasas, Coco käib tööl muga kaasas, Coco käib igal pool. Coco käib ka Mihkli kontserditel kaasas. Kuidas teile meeldib Mihkli muusika? Seda ma ei oska öelda, aga ta tunneb hääle ära. Kui Mihkel hakkab laulma, siis ta hakkab kuulatama niimoodi, et ta tunneb selle hääle ära, aga kui me käime kontsert, muidugi ta ei ole seal saalis, siis ma alati vaatan, et oleks kindel, et oleks siuke vaikne backstage, kus ta siis saab olla rahulikult. Sa vast musitseerid ka vahel kodus, et kuidas siis Coco käitub? Cocole muusika meeldib. Et ka näiteks tema on väga suur telekavaataja, et kui tavaliselt on koertel on telekast üsna ükskõik, siis Cocol ei ole absoluutselt mitte, kui ta näeb seal mingeid hobuseid näiteks, mingeid muid loomi, siis tuleb kõvasti haukumist ja nii edasi, aga kui tuleb mingi ilus muusika, siis ta alati jääb niimoodi kuulama ja üle poole, teisel poole, et eriti talle meeldib selline klassikalise muusika, näiteks kui koorilaulu või midagi sellist kuuleb, siis ühesõnaga ta reageerib ja samamoodi ka kui mina näiteks mängin pilli ja siis ta vahel käib kuulamas niimoodi. Leeni oma eelmise koeraga rändas terve maailma läbi välja arvatud Aafrika. Kas te nüüd lähete äkki Cocoga Aafrikasse, pulmareisile näiteks? Aafrikasse minek on meil plaanis küll igatahes, aga seda ma ei tea, kas me sinna Cocoga läheme, sest Aafrika üks suur eesmärk on meil minna safarile ja ma arvan, seal ta saaks närvirabanduse. Aga vaatame, et kui tohib sinna kaasa võtta, siis vaatame.